tulin Keilasse 1978. Ma lõpetasin Haapsalus esimese keskkooli, ehk ma ei ole Keila kooli vilistlane. See on nagu lihtsalt, sa ei pea küsima enam selle kohta, aga meie pere kolis Keilasse, ehk siis me tulimegi niimoodi, et mina lõpetasin keskkooli ja me kolisime Haapsalust Keilasse ja Keilast ma hakkasin käima siis Tallinna pedagoogilises instituudis õppimas. Ja Keila kooliga loomulikult tekkis see seos, et kõigepealt ma tulin siia praktikale, ma ei mäleta, võib-olla see 2 praktikal käisin. Igal juhul ma käisin igal praktikal ja täiesti loomulik oli see, et ka mingil hetkel ma tahtsin tulla Keila kooli õpetajaks. Kodukool, see oli minu kodulinn siis juba, aga ma ei saanud kohe tulla. Ja küsimus, et miks ei saanud ma kohe tulla Keilasse täiskohaga tööle, oli väga lihtne, ilmselt enamust noored meesõpetajad, ütleme endised noored siis meesõpetajad räägivad sama juttu, et nõukogude ajal, et pääseda nõukogude armees teenimisest, pidid sa minema maakooli õpetajaks. Ja maakooli läksin mina Vasalemma kooli. Ehk siis kohe pärast kooli lõpetamist läksin Vasalemma kooli. Et 2 päeval töötasin Vasalemma koolis ja 3 päeval töötasin Keila koolis. Et see oli päris huvitav, et ma tulin ka peaaegu kohe selle töö kõrvalt, siis kuna Vasalemmas oli tunde vähe, siis oli ka loomulik, et ma sain ka kohe alustada ka Keilas tööd, et ehk siis alustasin poole kohaga õpetajaga ja praegu olen ka. Minu kõige esimene direktor oli Kukner. Endel Kukner, eks ju, legendaarne kuju, eks ju, Keila hariduses. Tema oli selline konkreetne ja karm nagu vend. Ja ma ei mäleta, kui see suhtlus taga palju, aga tagantjärgi sain teada, et on hästi kõva mees. Nii et siis ma seda ei teadnud. Aga esimene kokkupuude oli tegelikult ikkagi juba praktika ajal. Ma sattusin niimoodi, et ma tulin praktikale ja me läksime kohe Komsomoli laagrisse. See on sama nagu lennupulm, eks ju, näiteks hetkel. Või siis ma ei tea, rokipidu, eks ju, kõik segamine, kõik asjad koos. Ehk siis Komsomoli laagr oli see, kus gümnaasiumi osa, siis oli keskkooli osa, möllas Kloogal, mingisuguse pioneerilaagris. Mina läksin ka sinna. Ma ei mäleta, mis ma seal tegin ja kuidas ma tegin, aga ma olin suht samasugune nagu need õpilased. Ma olin küll 3 aastat või 4 aastat vanem. Aga seal oli legendaarne seltskond koos Nahkmanni nii-öelda põlvkond, et ülimalt sellised aktiivsed, et mul isegi õpetajad jäänud meelde, aga mul jäid õpilased meelde. Et see oli see esimene kogemus, et jule ägedad õpilased on. Et esimesed õpetajad, muidugi Helmu Puu, ehk siis kehalise kasvatuse õpetaja, kes siis poistele andis tunde, tema oli siis vanem õpetaja ja praktika ajal oli selline tal komme, et kõik, kes praktikandid olid, need poisid andsid ära kõik tema tunnid. Ei olnud mingit praktikapäevikute pidamist või mingisugust jälgimist või mingit juhendamist. Oli väga lihtne, poisid, siin te olete, nüüd te annate kõik tunnid, tal oli palju tunde. Ehk me andsime ära kõik tunnid, Helmu Puu võttis kätte haamri ja läks siis koolimaja peale remonti tegema. Sest ta oli siis majandusjuhataja samal ajal ja ütleme, see tunni andmed täna väga ei huvita. See oli näha, et seda väga ei huvitanud ja siis ta möllas kooli peal ja meie andsime kõiki tunde. Et see oli, ja ilmselt ma pärast ka saingi sellepärast kooli, et ta ei tahtnud enam anda nii palju tunde ja tekkiski selline algul sellise poole koha nii-öelda koormus, millega ma tööle tulin. Nii et see oli selline nii-öelda kolleeg, kes tegeles praktiliste asjadega. Ei tegelenud selle õpetamise poolega nii väga palju enam. Ja muidugi hiljem kõik need noored, miks ma Keilasse tahtsin tulla, minu jaoks oli eriti naljakas see, mitte naljakas tegelikult on ju see taust, et ma andsin osa tunde tasuta. Tundub nagu naljakas, et palka ei saanud. Aga selle oli selline süsteem, et sa tohtisid teha nädalas teatud arv tunde kokku. Mul oli Vasalemmas 16 tundi ja siis oli mul Keila koolis oli tunde palju, mida oli vaja, eks ju anda, aga palka ei saanud maksta. Seepärast, et norm oli täis ja kõik ja siis ma andsin osa tunde tasuta. Ja mind huvitanud absoluutselt see palk, sellepärast, et selle rahaga on midagi teha. Kool oli põnev, koolis oli äge olla ja siis mul ema sekkus ühel hetkel. Helistas täitevkomiteesse ja küsis, et miks poisel palka ei maksta. Siis tuli välja, et ei saa maksta, aga töötab. Ta siis töötab, annab oma tunde. Ja muidugi siis noored kolleegid, Heinard Mändla ja keemiaring ja, et oli väga äge seltskond noori,
et see oli mingi huvitav aeg just selle mõttes, et oli, ma ei mäleta palju kokku, ma arvan mingi 25 noort õpetajat oli kindlasti või 30, et selline ring oli hästi lai ja kogu see, ma ise selline pullimees ja peomees ju väga ei ole, tagasihoidlik, aga natuke ikkagi osalesin ka. Keemiaring oli omaette, eks ju veel teema. Keemiaring oli põnev just minu jaoks see, et seal ikka arutati väga kõrgel tasemel. Aivar Põldvee loomulikult, eks ju veel ka seal sees ja seal veel, see oli nii targad inimesed olid koos, et see oli ikka müstika. Kehkõpsid tundusid seal nagu sellised, Aivar Põldvee kutsus meid kummipükstega mehed. Mis ta arvad, miks see oli naljakas alati, ma ei solvunud isegi sellest, aga meil olid kilepüksid jalas ju. Me pidime õues olema ja külm oli ja sa tõmbasid dressipükstele, need veneaegsed dressipüksid ju vaata, ei olnud sellised häid pükse, nagu mul praegu jalas on ja sa tõmbasid mingid kilepüksid, see oli ka suur defitsiit, et sa kilepüksid, et meil peas me käisime, need krõbisesid jalas, siis Aivar Põldvee ütles, läksime õpetuppa, siis näe, need kummipükstega mehed tulevad. See näitab ju seda natuke sellist tausta ja situatsiooni, mis seal kogu aeg toimus. Mina ei olnud keemiaringi selline stammkunde. Mina osalesin rohkem, kui lõpetajate peod ikkagi, et see taust üldse, see kooli elu, ilmselt on sellest ka räägitud ju päris palju, aga ma mõtlesin ka selle peale, mis nagu erineb, eks ju, praegusest koolist. Praegune kool on väga steriilne. Meil on kõik on turvatud, meil on kaamerad, meil läheb õhtul kell 10 läheb lukku koolimaja. Ongi kõik, hommikul, ma ei tea, kes kell 6 tuleb Merike, võib-olla kell 6 kohale, aga sel ajal oli koolimaja, oligi see koht, eks ju, see oli see seltsielu koht, see oli kõik seal, et kui kell 3 öösel või kell 5 öösel, eks ju, sa olid koolimajas, ei olnud mitte midagi imelikku, ei pahandatud, muidu kui sa, ma ei tea, mida tegid, ma ei tea, mida täpselt, ma ei teinud midagi sellist võib-olla, aga niimoodi, et vahel ei jäänud, direktori juurde ei kutsutud, meil olid välisukse võtmed ja et selline suhe kooliga oli hoopis teistsugune, et see seltsielu ja kõik see pool toimuski koolis, olimegi noored ja et see ei olnud ainult, eks ju, mitte keemiaring, vaid olidki niimoodi igal pool. Kehalises, eks ju, omad ja õpetajate peod, mis olid hoopis teistsugused. Nii et see oli hoopis teine taust. Ja muuseas veel oli see taust, et ka õpilased said öösel, mitte öösel kooli, aga näiteks õhtul kooli võimlas tuled põlesid, olid sellised usaldusväärsed õpilased, kel olid kooli võtmed ja nad käisid õhtul korvpalli mängimas, kõik trennid olid lõppenud, siis poisid läksid õhtul korvpalli mängima, neil oli oma välisukse võtti, neil oli saali võtti ja mina sõitsin Põhjataneval, ma elan ju Põhjatanava nii-öelda pool ja siis ma sõitsin sealt mööda 10:30 näiteks ja kolimas tuled põlesid võimlas. Ma ei tormanud, ei istanud politseisse või siis oli miilits, et minge ruttu, et kolimajas keegi on sees. Teada, poisid mängivad korvpalli ja mulle süda rahul, eks ju, tuled põlevad, eks sport käib. Et see usaldustasand ja ütleme, kõik see oli hoopis nagu teistmoodi. Lapsevanemad olid ka teistsugused, kool oli suht kuningad, ikkagi lapsevanemad teadsid, laps läheb koolis, kõik mis seal tehti, et väga palju sellist kodus rääkimist, kaebamist ei olnud, mis sai kooli sees, oli kooli sees valdavalt. Kõige ägedam või ütleme selline päris karm mälestus on võimlemis riietusruumidega ja duširuumidega ja see oli seotud sellega, et need olid teisel korrusel. Mis ütleme ehituslikult ja igat pidi oli päris naljakas, et kuidas niimoodi projekteeriti, eriti nõukogude ehitustingimuste juures. See tähendas seda, et need duširuumid lasid vett läbi ja meil seal all oli maadlussaal, mille me ise ehitasime ümber jõusaaliks hiljem. Kui Hillar Suurkütt, ka teine legendaarne kolleeg mul, nii-öelda natuke hilismast ajast siis. Aga siis tekkis selline situatsioon, et nende duširuumide remont, ma ei tea miks, ma isegi ei mäleta miks, aga me kahekesi Hillar Suurkütiga, tema tõi kohale kompressori, see oli selline suur, õues, see on nagu auto või see on suur kompressor, väljas oli 20 kraadi külma, see läinud käima ja see suured suruhaamrid ja mäletan, me kahekesi nende suruhaamritega lõhkusime duširuumi põrandat. Tänapäeva mõistes on ilmselt, tundub nagu müstika, et õpetajale mine muretseks mingid vahendid ja siis hakake, eks ja siis tulid ehitusmehed pärast seda, me raiusime selle siis välja, selle duširuumi põranda, siis tulid ehitusmehed, panid sinna mingid asjad, tegid kõik ära ja see lõppes sellega, et see ei pidanud ikka vett. Nii, ehk siis me võtsime uuesti ja jälle puurisime selle põranda nii-öelda lahti.
ma ei mäleta mitmendal katsel, siis võib-olla 3. katsel saadi vist kuidagimoodi see vesi nagu pidama niimoodi, et see ei tulnud alla sinna õhusaali. Et see on päris nagu naljakas elamus niimoodi, et koolimajas ma olen selle suure suruhaamriga teinud sõna otseses mõttes tööd. Kõik korvpallikonstruktsioonid üles paneks, suurkütt keevitas, eks ju, kokku. Ise keevitas mingid rauajupid, eks ju, kokku ja siis me tirisime nad sinna korvpalli või sinna saali lakke, eks ju, ma ei tea, mismoodi ja kõik, see oli omamoodi nagu täiesti naljakas, kõik asju tehti ise ja nii see toimiski. Selle mõttes oli hea elu, et rahal ei olnud, eks ju, tähtsust. Meil ei olnud nagu mingid sellist pinged, midagi sa kätte ei saanud, koduveini pidid ise tegema. Koduveiniga oli ja siis me tegime koolimajast, mida siin ei saa teha, see haakub selle teema ka, et üks geniaalne idee oli see, ma mäletan, kus ma tegin hõõgveini, hakkasime Kehka õpside toas tegema tundide ajal. Ilmselt oli talve, ilmselt oli külm ja koduveini, minul oli koduvein ikka ja veiniga oli, siis ma ikka tõin ja panime sellise, mis see kohvikann, eks on nõukogude aegne, taha sinna kohvikann elektriga, panime ka täis, ilusasti mulises seal see, meil see, olime seal õpside toas ja istusime ja siis hetkel läksime nagu koolimaa peal, läksime tundi ja siis selgus, et kõik see hõõgveini aur, eks oli pool koolimaa, oli kõik seda hõõgveini lõhna nagu täis ja aga ma ei mäleta, et oleks keegi tulnud nagu juhtkonnast või nagu ütlema, et kui mingi pahandus nagu oleks või mingit märkust ei tehtud. Et selline taust on nagu see võrdluste moment, et juhtus sellised asju ja oligi nii. Aga nüüd haridussüsteemis tervikuna oli küll tõesti see, et kui toimus Eesti Vabariigi nüüd see taas iseseisvumine või taas sünd, et siis oli küll väga äge, eks ju, aeg. See oli selles mõttes äge, et see nõukogude süsteem kukkus kokku, haridussüsteem, haridusministeerium enam ei olnud, nüüd loodi, eks ju, uued ei teadnud mitte midagi, kõik koolid olid oma päi. Ehk reaalsus oli see, et koolid said ise valida või erandite arvu. Siis me mäletan, et meil oli mingil hetkel 40 minutit oli vist tunnid. Ma täitsa nüüd mälurgi pakun, kool ise sai valida, tunni pikkust muutsime. Et oli täielik selline aeg, kus koolid olidki täiesti ise otsustasid, juhtkond, õppenõukogu valisid, nüüd teeme niimoodi ja läkski edasi. Ja siis hakkas vaikselt see haridusministeerium jõudu saama, siis hakkas tulema neid alla neid pabereid ja korraldusi ja ma praegu vaatasin selle kooli tegemist ja siin vahepealse nende nimede muutmist ja dokumentatsiooni muutmist, kui me kõik õppenõukogud istusime ja hääletasime seda, et võtame vastu nüüd selle paberi, võtame selle paberi vastu. Terve õppenõukogu võtsime, eks ju, vastu mingeid uusi dokumente. Mõtlesin ka, kus me nagu oleme, et tegelikult ring on nagu täis saanud, et jälle meil on hästi tugev haridusministeerium, kes kõik asju dikteerib, kõiki kontrollib, dokumentatsiooni kontrollitakse, aga see, kuidas õpetaja on tunnis, õnneks see on ikka vaba. Selle mõttes vaba, et õpetaja on ikka klassis omamoodi üksi ja annab ikkagi oma tundi, nii nagu ta annab, sõltumata taustast. Aga mulle just meeldis see vabaduse periood, et see kuskil 3-4 aastat, 5 aastat oli seda hetke, kus kool oli täiesti nagu nii, et ise tegime kõike. See nüüd on selle mõttes minu jaoks küllaltki karm teema, sest kui seda maja projekteeriti ja lähteülesanne, siis oli siin 2 spordisaali ja kõik selline hoopis teine situatsioon. Ja läks tegelik ehitamine, siis kõik muutus ja spordilinnas sai muusikalinn, mis pole üldse halb, aga sinna sisse tekkis hoopis muusikakool. Ehk siis tegelikult siin majas me alustasime kohe selles, et spordisaal on pisike. Me tulime sealt teisest majast, Põhjatena majast, kus meil oli suur spordisaal ja siis tulime pisikesse. Et see oli selline päris naljakas kontrast. Samas meil oli kõrval tervisekeskus, mida me nüüd kasutame, mis on jälle hoopis ju teised võimalused. Koos tervisekeskusega tuli ujumisvõimalus. Ma ei tea, kes keegi mäletab seda, aga kui 2000 sai ujula valmis, siis Keila koolis kõik õpilased 1. klassis kuni 12. pidid 16 tundi ujuma. See oli kohustus, linnapoolne kohustus, 16 tundi ujusid kõik õpilased, mitu aastat järjest. Siis hakkas vaikselt niimoodi, et miks nii palju ja kes ei käi gümnaasiumi tüdrukutega, tekkis probleemid, et ei taha ujumistundi minna või mingis seal, ja tekkis see situatsioon, kus hakati neid vähendama ja hetkel on ujumine rohkem nagu heas õpetajat enda valik, kui palju, kuidas ujutakse, aga oli aeg, kus me ujusime täiega. Ja muuseas, Keila lapsed olid siis kõige tervemad. Ei ole paremat ravimit hingamisteedele, kui sa klooriveest läbi käid, seal ei ole kloorivesi, me kasutame sellist väljendit, aga ta on ikkagi puhastatud vesi teatud selle poole pealt, et hingamisteed sai basseinis väga puhtaks. Ei ole parimat raviviis hingamisteede osas
ehk siis ma ütleks, et sel ajal olid kõige tervemad lapsed. Ja nad kõndis veel Põhjamajast ja vaata, kõnniti veel ka talvel, eks ju, sinna ujumistundi ja siis tagasi, ehk siis ka veel see nii-öelda karastumine juurde. Võib-olla mõni haigeks ka, eks siis lapsevanemad seda ise räägivad, aga ma väidan jah, et see oli kõige tervem aeg. Mingid elukutse valikud, mingid, ma ei tea mida. Mul ei mitte kunagi olnud 5. klassist, ma teadsin, 2. klassis hakkasin sporti tegema ja 5. klassis oli mul juba täiesti selge, et minust saab treener ja kehvõps. Ma ei teinud neile vahet väga palju, sest minu kehvõpsid enamus ka treenerid, ise ka. Ehk siis minu jaoks oli üks sama elukutse, väga palju vahet ei olnud ja see oligi nagu minu tee ja minu töö. Et see oli, et selles mõttes on nagu hea elada, vaata, et sa ei pea nagu muretsema, mida ma teen ja ma teen mingid valed tööd ja mida ma nüüd siis õpiks kellekski teiseks. Tänapäeval on see hästi lihtne. Tänapäeval on väga lihtne, enam keegi tee seda tööd, mida õppis, vaid kõik teevad juba midagi muud, võib-olla. Nii et see oli nagu päris huvitav, et ma ikkagi jätkan see sama tööd. Ma läksin ka linnavalitsusse, ma 15 aastat töötasin nagu hull. Täiesti hull. Seda koormust, keegi praegu, ma andsin 40 tundi nädalas. Keegi küsib, kuidas see on võimalik. 40 tundi teeb seda, et sul on 8 tundi iga päev. Ja oligi nii, väga lihtne, need tunnid tuli ära anda, reedel oli ka 8 tundi ja andsidki 40 tundi nädalas, siis ma tegin treeneritööd otsa ja siis tegin õhtul oma trenni, ehk ma tulin hommikul 8.15, tulin Põhjatänava majja ja kuskil 9.30 läksin ära. Nii, ja sa saadki panna nagu, sa saad panna nagu orav rattas mingi aja. Ja siis mingil hetkel saab see ressurss otsa. 15 aastat pidasin vastu, siis tekkis see moment, kus ma mõtlesin edasi, et kõik. Ma istusin ka maha ja tunned, et sa enam ei anna neid tunde. Sa oledki robot, sa oled masin ja siis ma otsustasin, et ma ei taha selline õpet olla ja läksingi, astusin kõrvale. 40 aasta jooksul sa näedki. See ongi sama, et kuidas vahetuvad õpetajad, põlvkonnad ja seltskonnad. Õpilaste vahetumist näed sa kogu aeg ja iga mingi lennuga, iga selle mingi ajaga ju on midagi ja midagi võtavad kaasa ja midagi on uut. Ja ma ammu enam ei võrdle erinevaid lende. Selle mõttes, et see on nagu täiesti, et kunagi tehti hästi ja kunagi tehti seda. Ma ütlen praeguste noorte, et ma olen näinud ju, ma ei tea, 35 aastat rokipidusid. Et mul on väga suur võrdlusmaterjal. Et see ongi, aga ma ei analüüsi selles mõttes, et mis oli hea või mis oli halb. Need olid erinevad ajad, tehti erinevate võimalustega. Et see helitehnika praegu, see, mis praegu toimub, see on ikka äge. Oleks keegi siis öelnud, ilmselt sellised kontserti tehti siis Ameerika Ühendriikides. Ütleme, kui me võrdleme, eks praegu, oligi täpselt see, võib-olla isegi mitte seal, sel ajal. Nii et see nii palju on muutunud, aga kas on see vaim või mis asi see on? Aga vanas majas oli rohkem. Uues majas siin ma ei taju, see nüüd on tõesti see, kuidas Eesti suurim kool, mida uhkusega siin väljendatakse. Ma nii uhke ei ole. Sest ma olen ka Keila linnas olnud hariduskomisjoni liige volikogu juures päris palju aastaid ja alati oli see probleem, et meil on liiga suur kool, meil on anonüümne kool, väga raske on niimoodi õpetada ja siis oleme edasi. Hästi suur kool. Praegu hariduses räägitakse palju eliitkoolidest. Küllaltki palju. Eliitkoolid on väga lihtsad, eks on Tallinnas, Tartu. Ongi kõik, Pärnu tasandit ju keegi ei tea, Paide eliitkool, eks ju keegi nagu ei tea. Minu jaoks oli põnev see, hakkasin ka nagu mõtlema selle peale, et jah, eliitkool, kõik me teame siin, et mis Tallinnas, mis on eliitkool. Aga mina tulin 40 aastat tagasi tööle Eesti mõistes eliitkooli. Jah, et me olime, Keila kool oli absoluutne tippkool. Me olime mälumängud, ma arvan, et õpetajad ilmselt rääkisid sellest televiisoris, me olime finaalides mälumängus, me olime pildil, halvad lapsed saadeti Sauele, kes õppida ei tahtnud, Keila kool õpiti siin, kes õppida ei tahtnud, saadeti Sauele, ehk me olime eliitkool. Ja nüüd me siis nuputame, mõtleme, mis saab nagu koolist edasi või seda tulevikku. Et ma ei teagi, et miks siis ja kas Keila kool võiks uuesti olla eliitkool. Ilmselt mitte, eks ju, ajad, vaata ei saa tagasi keerata, eks ju, neid aegasid. Aga ma arvan, et see on puhas ideede otsimine, et olla milleski Eesti eliit. Heas mõttes.
milleski, mis see täpselt eks on, see, et see võimalus meil kindlasti on. Kes selle üles leiab ja kas me seda ära kasutame. Kui sa oled nii pikalt õpetaja olnud, siis on mul juba siin sadu ja sadu tuttavaid, kellele lehvitada. Ja midagi, minu jaoks on kõige, sa küsid ka, et mis on nagu õpetaja töö, kas edu või mis on see, mis sind nagu rõõmsaks teeb. Ega minul ei olegi väga palju muud, eks ju, aja, kui ma näen neid samu endisõpilasi kuskil siin staadionil tegutsemas, terviseradadel, keegi mängib palli kuskil, siis ongi kõik. Et jookske, kõndige, hüpake, tehke ei tea mida, mängige palli ja siis ma olengi rõõmus.